sõeluuringust teile juba räägiti, pärast poisid koos lähme. Siit otse käsi käes mööda Tähe tänavat. Ma juba kujutan ette, kuidas nad seal kliinikumis vaatavad, et see meil täna õhtul puudu oligi. Aia päkapikk sõeluuringule, kuhu me oleme jõudnud. Rõõm on Tartus tagasi olla, ma loodan mulle seekord ükski laps kallale ei tule. Teie naerate, tõesti sündinud lugu. Võib-olla sellepärast, et Lõunakeskus, ma ei tea. Puud nägi välja nagu see, kus mina sündisin, aga rohkem eesti keelt. Ei, Lõunakeskus jalutab, mina rahulikult veel kedagi ei puutu, sest et lõuna. Järsku tunnen selja tagant rünnatakse, pööran ümber, seal on pisarates naerev ema, tema kõrval hästi paanikas mees, vist oli isa. Nende ees 5-aastane, kes vaatab sind nagu maksuametnik peale seda, kui sa just OÜ registreerisid. Maksa ära. Ma sain 5-aastaselt jalagast, ma näen välja nagu päkapikk ja väljas oli august. Ma olin tema huudis liiga vara. Ma ei olnud selleks valmis, tema vanemad ka mitte, ma sain aru, aga kohe, kui ta tuvastas, et mina olen päkapikk, siis mulle öeldi, et lastel ei tohi valetada. Või see, kui sa oled ühe korra peksa saanud, ega uuesti ei hakka. 5-aastasega tuli norima. Kuid oli lihtsalt, et miks sa siin augustis oled. Ma olin nii paanikas, et ma ütlesin ühe sõna, mida ma olin kuulnud, aga tollel hetkel polnud kunagi kogenud. Ma olin nagu puhkus. Kokutasin nagu mõmmi aabitse saada. Kohe tuleb karuisa viib mu sauna koos kõigi teiste lastega. Mõmmi aabitse laia laste saada. Kuit vaatas mind, mis asi puhkus on, mõtlesin, ma ei tea. Vaatas oma isa tuli välja, ta pole ka kunagi puhkus olnud. Küsi tema käest, kui ta uuesti hingama hakkab. Aga siis ta küsis mult, et mis ma peale puhkust teen, mõtlesin, mis ma ikka teen, lähen põhjapoolusele tagasi, hakkan lastele mänguasja tegema, kuid oli väga hea. Pani mind pingi peale istuma, võtsi isalt telefoni ära, hakkas mulle näitama Lego kataloogi. Ma olin 2 tundi südamerabanduse äärel, sest ma ei teadnud, et mänguasjad võivad maksta rohkem kui nafta. Nüüd ma saan aru, miks kõik lapsevanemad näevad välja, et SMS-laen on nõrkadele, mine osta Lego jõuludeks. Täiesti